6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käigu stuudios mina Raul Ojassaar ja Kataloonias kuskil telefonitoru otsas on meil Karl Kruda. Tere, Karl! Tere, Raul jälle! No Kataloonia rallil reedene päev on sõidetud, siuke intrigeeriv päev, nagu ta ikka oli, nagu ikka rallidel kipub olema, siuke mõnusalt palju võitlust, oli ka draamat, aga me peame alustama, me ei saa sellest üle ega ümber, sellega, mis juhtus 6. katse ajal, mitte 6. katsel, aga katse ajal. Nimelt väga usaldusväärne ja mainekas ja põhiline autospordiportaal Autosport kirjutas siis, et Ott Tänak on juba sõlminud lepingu Hyundai'ga ja hakkab seal sõitma järgmisel hooajal. No Karl, reaktsioonid ilmselt üle kogu Eesti, üle kogu Kataloonia ka, sest see on ka eestlasi täis, olid ilmselt päris sellised kuidas ma ütlen, hämmastunud. Arvesse seda, mida kõike varem on välja öeldud selle asja kohta. Ma julgeks öelda küll, et pigem hämmastunud. Eks ma ise olin sellel hetkel natukene šokeeritud, sest see informatsioon jõudis minuni läbi veel kolmandat isikut, et ma olin ise sõitsin tagasi mägedelt katsetelt, viimast katset ma ei näinud see vaatama selle peale, et ma tean, et seal iga aasta jookseb hullult tummikusse ja ma oleks jäänud selle sinuga jutustamisega nii hilja peale lihtsalt, et ma otsustasin natukene varem tulema hakata ja ma olin autoroolis ja minule ei olnud üldse seda informatsiooni ja ligipääs üldse, mis sellel rallile viimasel katsel selle peale toimus. Üks hetk, kui hakkas nagu telefon helisema erinevatest nurkadest, tulid imelikud sõnumid ja muud asju, siis ma sain aru, et midagi on nagu toimunud ka ja nüüdseks ma olengi jõudnud sellesse punkti, et ma tean ka, et mis seal siis juhtus ja tegelikult see, mida välja ikka kuulutati öelda autosport.com vahendusel oli selline väga huvitav pööre tänasesse õhtusse ja just on võib-olla nimetatud ka seda, et kas sellel pöördel olid mingi eraldi momente, et kedagi teist nii-öelda läbi kõrvetada või kas seal on nagu, kas keegi teine nagu üks rivaalidest lekitas selle informatsiooni või kuidas keegi üldse teadis või ja pigem kõige rohkem isegi esineb küsimus praegu üldse, kes üldse teadis sellisest asjast, kas teadis ja tegelikult kas see informatsioon, mis ka meieni täna jõudis, kas see on üldse õige või see on lihtsalt selline Novikov jutt 2013 aastast, et ta sõidab Fordiga. No jah, ma tahaks kõige selle juures rõhutada, et Autosport, veel kord rõhutada, et Autosport on väga usaldusväärne portaal, Autosport on väga mainekas portaal. David Evans, kes selle artikli üles pani, on väga usaldusväärne ajakirjanik ja ta teab, et ta on usaldusväärne ajakirjanik ja ta ei teeks midagi sellist, kui tal ei oleks väga kindlat, ütleme siis, teadmist ja või uskumust, et see asi on nii. Et selles suhtes seda asja tasub tõsiselt võtta, aga arvestades kõike seda, mis selle Tänaku lepingu, no tõesti, lepingu saaga, lepingu draama ümber on, siis lõplik kinnitus ikkagi tuleb alles siis praegu, kui kas Hyundai, Toyota või ma ei tea, jumal, kes kolmas selle asja nagu ametlikult välja hõikab, sellepärast et praegu neid segaseid signaale nii palju, et see kõik on lihtsalt uskumatu. Andrea Adamo, Hyundai boss, Delfis on uudis väljas, ütleb Jaan Martinsonile, et jah, ta sõlmis Tänakuga lepingu, sõlmis ka Lewis Hamiltoniga lepingu ja tegelikult ma ei ole Ott Tänakuga lepingut sõlminud. Selline on Adamo tsitaat, et täiesti ei tea, keda uskuda, ütleme nii. No jah, aga see annabki meile natukene siia põnevist juurde ja selle peale need, kes, kui need on selle uudisega on tahetud nagu oodata või selle meeskonnaga natuke tahetud oodata ja pigem just see Hispaania ralli nagu ära elada, sõita ja nii-öelda nagu finišeerida ja võib-olla ka nagu võita, siis selle peale, et seda nii-öelda järgmiste uudistega nagu hiljem välja tulla, siis mis annab meie jaoks võib-olla kõige rohkem lootust hetkel on see, et kui jutt läheb selle peale, et mingi leping on kuskil sõlmitud, siis see annab aimu sellest, et Nico Rosbergi ei tehta. Et karjääri seisma ei jäeta ja pooleli ei jäeta või siis nii-öelda välja siis jätutu võitjana selles hetkest, et see annab vähemalt lootust, et meil on Otti ja Martinit näha ka tulevikus sõitmas ja see, mis meeskonna ridades, see hakkab järjest rohkem nagu siis selgemaks saama ja kui mis nagu liigutusi on tehtud, seda nagu ma arvan nüüd lähipäevad räägivad ja hetkel ju Otti sõitis tagasi ka just sellel hetkel, kui me lindistame sinuga seda saadet, on ta jõudnud siis meediaalaste, kus on tal need tuhanded mikrofonidel nina all, kes küsivad kõik seda täpselt sama küsimust, mida meie arutame sinuga siin saates. Meie spekuleerime, arvame,
aga võib-olla ta on hetk see praegu, kus ta kinnitabki seda, mida me võib-olla oleme kuulnud. No, me oleme mõlema nüüd kuulanud, mida Ott Tänak ütles seal meediatsoonis ja vähemalt mulle küll tundus, või noh, kui ma mõtlen kuidagi loogiliselt, et no kui sellel jutul ei oleks tõepõhja all, mitte mingisugust tõepõhja, siis ta oleks käitunud natuke teistmoodi, mitte ei oleks seal hakanud rääkima sellest, kuidas Neville'iga oleks tõesti äge sõita koos, aga samas tal oli kogu aeg siuke pokkeri nägu tõesti ees, et täiesti raske öelda. Väga huvitav, tegelikult on tõesti nagu huvitav ja Otil on väga hea pokkeri nägu, selle peale ei saa mitte midagi öelda. Mina kohe tekitab ainult küsimus, et võib-olla palju ei ole saanud mõelda ja analüüsida selle olukorra peale, aga Ott ja Terri ühes meeskonnas. Kui nagu Terri on tiitlit jahtinud aastaid, Ott ja Terri alustasid sõitmist põhimõtteliselt koos WRC autodega. Mõlemal juhtus alguses väga palju apsakaid. Terri kandis ka nii palju Citroene sinna metsa alla vahepeal, et seal nagu suurt vahet ei olnud, kes nii-öelda seal juhtus kõik aeg, kõik seal. Praegu need kaks meest võistlevad siis 6-kordsel maailmameistriga, et võtta tema käest tiitel ära. Erinevates meeskondades, erinevate autodega, aga mis siis juhtus, kui miks sa paneksid need kaks samasse meeskonda? Sellele läheks võib-olla meeskonna sisesed seda päris üks pingeliseks. Nojah, aga kõige selle juures on ju veel siuke teine storyline, mis natuke on võib-olla tahaplaanile jäänud, isegi tagaplaanile öeldakse eesti keeles G-tähega. Mis saab Sebastian Ogiest, sellepärast, et selle sama autospordi artikli all oli ju tegelikult ka selline sõnum, et kui nii läheb, et Tänak läheb Hyundai'sse ja Toyotasse, niivõrd kuivõrd jääb see koht vabaks, siis võib Ogier leida Citroeniga mingisuguse lahenduse, kuidas ta tõesti selle kahese lepingu poole pealt katkestab. See äkki oligi 1+1 leping üldse, kui ma praegu hakkan mõtlema. Et tal oligi võib-olla reaalselt siuke võimalus poole pealt sellest lahti öelda ja minnagi uueks aastaks siis ise Toyotasse, nii et kui see asi tõesti niimoodi läheks, et kõik need jõujooned, mis meil on praegu, need lüüaks ikka täiesti segamini seal rallimaailmas, et tõesti siuke mõnus ülemineku saaga meenutab ju tippjalgpalli või tippkorvpalli. Väga äge, tore, mulle väga meeldib. Aga eks sõna otseses mõttes, et meie põhifookus on Ott Tänakul ja Martin Järvel, kus nemad sõidavad järgmine aasta, millega nad sõidavad järgmine aasta, kes on meeskonnakaaslased, mille peale tegelikult meeskonnakaaslased tõstatabki küsimus, et kui üldse vaatame isegi praeguse esimese päeva tulemusi Costa Dauradal Hispaanias, siis kus on ära sõidetud nagu kruusavõistluspäev, nimekirjast võttes ette Elvin Evans, pole õrna aimu, kus ta järgmine aasta sõidab, Teemu Sunninen, ei tea ka veel, Jari-Mati Latvala, ei tea veel, Chris Migi kohta, vist on enam-vähem midagi räägitud, aga kindel ei ole. Kindlad on ainult Newville ja Sordo. Ja selle peale, et kõik võivad tikkuda, et on tegelikult see turg. On lööb ka vist ja kui selles mõttes tulles võib-olla, ma ei tea, Raul, räägiks natukene sellest rallist ka, mis meil siin käes on, aga mida sööb Sebastian Loeb? See on nagu reaalne küsimus. See tuli mulle nagu perekonnaliige saatis põllume ja küsis, mida see mees sööb? Me teame kõik, mida Daniel ja Lena sööb, need hamburgerid, frikartulid ja kõik muu rämpstoit ilmselt, aga tõesti see, mida Loeb teeb, mida ta sööb, see on väga hea küsimus, sellepärast et see tõesti vanust võib olla ükskõik kui palju, aga see mees lõpetas päeva liidri kohal, nii uskumatu kui see ka ei tundu, ja viimase pika katsega tõesti fantastiline sõit tema poolt 8,9 sekundiga siis selle katse võidu võttis ja tõusis üleöö siis ralli liidriks. Ja Hyundaidel siis üldse kolmikjuhtimine, Loeb, Neville, Sordo siis seal esikolmikus pikutavad, järgnevad siis 2 Toyotat või 3 Toyotat, Mick, Tänak, Latvala ja siis tulevad Fordid, Evans ja Suninen ja seal Katsuta ja millalgi kuskil kaugel on ka tegelikult Sebastian Ogier. Võib-olla, kui rallist rääkida, läheme kõigepealt nii-öelda kronoloogilises järjekorras, võtame selle Ogier asja kõigepealt ette. Teisel katsel juba siis roolivõim läks kohe katse alguses, mingisugune hydrauliline probleem seal oli. Me nägime Ogier selle katse lõpu reaktsioonis, siuke närviline naeratus, väike sarkastiline kommentaar, see mees oli ikka täiesti löödud ja ta ütles välja ka, et tema lootused on MM-tiitlile kadunud.
No tegelikult suure tõenäosusega, kui midagi muud kellelgi teisel juhtu, siis on need tõesti kadunud ja mida rohkem väljendada oma näoga või nagu üldse, kas sa tahaksid midagi kellelegi väljendada, et kui keegi sulle juhtub tehniline mure millegi, mida sa ise võib-olla ei ole, millest ise süüd ei ole, võib-olla alati mingid liigutused võib-olla mõjutavad mingid asju, mis võib autodel juhtuda, aga niisugune nagu roolivõim, mida on tulnud ette ka Toyotal ja teistel meeskondadel, ühest otsast näitab, et okei, et Otil on ju nii palju juhtunud, et Las Ogieril juhtub ka. Teistpidi nii-enda, et sa tuled rallile, sa oled ära sõitnud 7 kilomeetrit ja sa alustad teist katset ja sul kaob nagu roolivõim ära. Puhta autoga kõik läigid tolmu või sees ei ole, et see võib-olla tõesti ajab nagu hinge täitsa mustaks. Et nagu mis toimub suurelt seltsilised, et ma tulen siia maailmameistri viitsi peale sõitma ja tegelikult nõme on öelda seda millegi vastu. Tegelikult tehnika võib alati alt vedada ei kusagil. Aga sellisel juhul, mis oli siis tegelikult teisel katsel Ogieril ja esimesel katsel ta ju andis endast kõik, läks kohe ralli liidriks ja tema poolt oli õigesti valmistunud, õigesti ennast teadistanud, kõik liikus õiges suunas, aga see nii-öelda sai väga kiire lõpplahenduse. No ja kui mõelda veel selle peale, kui palju Citroen panustas selle ralli eel igasugustesse testimistesse, autoarendusse, et anda need võimalused ikkagi Ožeele maailmameistriks tulla ja siis mingisugune täiesti suvaline asi. Sa tead nagu ralliautosid päris hästi, et kuidas niisugune asi üldse juhtuda saab? Ühtegi mingisugust avariid või asja tal ei olnud. Ütleme siis katse stardis ju pidi see minema, sest roolivõimu kui läheb, siis sa tunned juba katsele sõites seda, kui sa oleks kuskil ülesõidul ju juhtunud. No seal võib juhtuda lihtsalt lati siseselt näiteks järsku mingi imeliku nurga alt sai mingi löögi ja selle sisulist lati sisu sai piisavalt viga või mingi hammasratas sai seal viga, mille pealt ta kaotus õli või tuli äkki valesti kohta mingi löök või kaotus hoopis toru, eks ma ülesõidul nägin teda, kuidas selle autot parandas, kõvasti nad seal Julianiga ümber auto jooksid, aga tundub, et nad väga palju paremaks ei saanud. Meie jaoks nad ütlevad, et tegemist oli roolivõimuga, seda videopildist igalt poolt oli näha, et ta nagu isegi välispildist oli näha, et ta nagu reaalselt maadles selle autoga, et seda tee peal hoida ja ta nagu väga palju ei tahtnud kaotada ka, et see on siuke nagu raske koht ja sõita nendele, et sa tead, et sa ei saa nüüd üle oma võimete piiri minna, sellepärast, et paljaste kätega seda rooli kinni hoida ja seda keerata ja ta keeras veel 60 kilomeetrit, seda on väga-väga raske teha. Seda on sõna otseses mõttes väga raske teha ja see võtab kõik käed villi, kõik nurgad ja see võtab sul väga suure keskendumise osa kõik ära, et seal on nagu nii palju erinevaid faktorid, mis seal siis nagu lõpuks juhtus. Jällegi ma jään selle nagu lause juurde, et lõpuks sa ei teagi, kui sa ise seal meeskonnas sees ei ole. Seal võisid väga lihtsalt tingimused olla lati sisest, et võib-olla sattus tolm sinna ja või nii mingist nurgast. Võib-olla vana latt, vale õli variante võib olla mitmeid, aga see, kui roll, et käest ära läheb, siis sul ei ole väga palju midagi sinna katset vahel teha. Ja kõige selle juures see tiitliheitlus, Ožee ise tunnistas, et see on läbi, aga ma tahaks ikkagi meelde tuletada, et seda sama asja, mida tuletas tegelikult Ott Tänak meelde, mida tuletas Sebastian Loeb meelde, et see ralli on veel pikk, siin võib absoluutselt kõike juhtuda, siin võib Ott Tänakul kõike juhtuda, siin võib Terrino Villil kõike juhtuda. Et Ožee ise küll ütleb, et ta on läbi, aga tegelikult ta kaotas ju 3,5 minutit, sellega võib punkti kohale tulla veel küll, oleneb, kui palju sealt eest ära langeb inimesi ja mine tea, me võime veel olla olukorras, kus Ožee võtab siit kõige rohkem punkte tiitliheitlejatest selle rallilt veel. No asfalti peal on väga raske sealt tagasi tulla ja sellegi poolest on ta hetkel ainult minut maas 10. kohast, et see nagu väga suurt nagu riski, selle peale punkti kohale ta ikka kindlasti jõuab. Sealt mõned punktid endale kokku korjab ja eks tema jääb siin ootama ainult seda nii-öelda natukene jääb nootma teiste ebaõnne peale, kui midagi peaks juhtuma. Siis tema on sealt tagantpoolt lihtsalt valmis tulema ja midagi näpistama, aga pigem ei tahaks, et kellegi midagi juhtuks. Kõige vähem tegelikult tahaks seda tehnilisi muresi näha ja pärast teist katset hommikul minul oli väga kurb meel, sest mina lootsin ühest näha nagu seda sekundis võistlust tiitli peale, kus 3 meest annavad endast kõik ja kui isegi täna neid vahesid vaadates ja meenutades tagasi üldse seda, milline emotsioon ja tunne ja kui raske Hispaania kruusa on vormistada ja seda väga hästi vormistada,
on see ikkagi nii-öelda tõesti triki ja keeruline ja juba täna nagu aastaid mööda ma nägin nagu sõidujoones erinevaid uusi pilte ja see, kuidas nad ikkagi tulid, olid ikkagi, need olid ikkagi, väga ilus oli vaadata ka, pingutusid. Jah, no Ožee kohta veel tegelikult see pikk katse, mis oli hommikul, see ju hilines kas 7 minutit äkki, no selle aja jooksul jõudsid ilmselt päris paljud inimesed mõelda, et pagan, äkki see katse jäetakse ära, mõtle, mis kingitus see oleks Ožeele olnud taevast, noh. Kaotab ainult 40 sekundit. See oleks tõesti olnud kingitus, aga ka tema kahjuks ei jäänud ära. Jah, no Ožee kohta veel, noh, tahtsid veel midagi öelda? Ei, mul on see. Jah, et no Ožee kohta veel tegelikult Citroenil oli ju mega halb päev tegelikult, lõpuks Esa-Pekka Lappi ka katkestas sellise kummalise mingisuguse mootoririkke tõttu, mis ka tundus, et ei olnud sõitja enda eksimusest tulenev, aga noh, mis kõige hullem nende jaoks oli see nii-öelda halb reputatsioon, mis need sotsiaalmeedias said. Andrea Kaiser, Sebastian Ožee abikaasa, postitas ikka väga sellise otsekohese säutsu, ütleme nii, selle kõige kohta, nimetas siin Citroeni, et noh, häbi teile, et kuidas te suudatate maailmameistri panna istuma sellisesse autosse ja siis hashtag Citroen läks siis ralli Twitteris, ütleme, väikest viisi trendima. Seda oli ka päris siuke, no ütleme, et kindlasti professionaalne, see mingi hetke pealt ei olnud. Eriti tulevad inimesed, kellel on nii-öelda Andre Kaiser on ka väga tuntud ju ajakirjanik tegelikult Saksas ja autospordis ka nii-öelda varasemalt olnud ja spordis üleüldse. Selle peale, noh, see on pigem niisugune perekondlik emotsioon ka selle peale, et mis nagu toimus, ega lõpuks Sebastian Ogier nagu maailmameestrina või kui sa võid Poet-Tänakut, siis olgu see, et individuaalselt sa ise keerad üksinda seal autos rooli, sest tegelikult kogu see seltskond sinu taga, sinu fännid, sinu pere, kõik tegelikult teevad mingil määral tööd selle nimel ja kõikidele on see nagu raske. Et sealt nagu sellest emotsionaalselt, et võid sa välja plahvatada väga valesi asju, väga nagu sellisel nõmedal hetkel, mille peale tegelikult tõesti tuleb vahepeal nii-öelda nagu paus võtta, öö ära magada, hommikul uuesti mõelda, kas või kirjutada endale jutu valmis ja siis nagu vaatad järgmine päev otsustada, kuidas saadad või mitte. See, mis ta nagu välja saates, muidugi nagu ise eesad sellel puhul, ma ise kirjutaks ka tegelikult täpselt sama asjale. Tõesti, 6-kordne maailmameister, et nagu teisel katsel 7 kilomeetrit sa saad sõita ja siis ma ei saa enam rooli keerata. Nagu tuleb taevas appi. Aga jällegi, noh, see, kas see oli sellel hetkel nagu vajalik ja tegelikult tuues nagu siis mängu seda lepingu teemat, nagu mis teeb Sebastian Ogier järgmine aasta või lähiaastatel, võib-olla see oli ka kuidagi nagu tingitud juba, et see oli nagu andis endale nii-öelda nagu väikse nii-öelda lisatee, mida võtta. No ja tegelikult Andre Kaiser, nagu sa ütlesid, tegelikult Saksamaal tuntud ja armastatud telenägu, spordireporter ja pärast seda, kui ta siis selle säutsu tegi, siis inimesed tegelikult küsisid seal all, et sa oled ju ise ajakirjanik, et kuidas sa saad niimoodi väljendada ennast, kuidas saad sellist asja kirjutada ja siis Kaiser ütles siis, noh, pareeris umbes, et see ongi ajakirjanduse vabadus ju, et kõige tähtsam asi ongi öelda tõde välja ja nagu ütleme, väitis, et see ei olnud mingisugune emotsioonide väljapurse või midagi sellist, et see oli ikkagi kalkuleeritud ajakirjanduslik mingisugune ülitis, mida ta seal tegi, aga noh, üllatus, Säuts püsis isegi üleval kauem, kui ma oleksin arvanud. Lõpuks õhtul võeti ikkagi maha, nii et ilmselt ka pulss läks lõpuks maha ja hakkas veri nagu aju ka tulema, aga noh. No need, kes nägid ja need, kes said osaliseks, eks siin läbi käima, kui me saadet alustasime, siis sõna otseses mõttes ütles, et siin viimasel hetkel tänasel päeval üldse on siin ikkagi juhtunud nii palju erinevaid asju on lisanud ventilaatorist, et nagu ise ka juurde. Nojah, igatahes asfaldile minnakse homme, mida sellelt oodata, stardijärjestust pööratakse ümber, meil oli selle kohta küsimus ka tegelikult, räägime selle praegu ära siin, Georg vist küsis, Marko küsis, et kuidas on homme stardipositsioonidega, et kas esimestena startivatel meestel on eelis või kuidas või kui palju see eelis on, et või Hispaanias ei saa betoneeritud teeservade tõttu teekate niivõrd mustaks?
siin nii palju mustaks teekatte tõesti ei saa. Selle peale ikkagi mingid osa on nagu mugavam eespoolt minna, et mingid lõikamise kohad kindlasti on. Küll aga siin, kui ma mõnda katset ka läbi sõitsin, siis siin on, kuna see tuul ja torm, mis siin üle käis, oli piisavalt nagu tugev, siis nende katsete peale oli ka palju erinevat sodi ja sellist nii-öelda nagu väikest tibu, lisaks liivale ka selliseid nii-öelda väiksed oliive ja asju, et need mingid olukorrad võivad olla nagu kehvemad, et esimesena rajale minnes võibki olla natukene nii-öelda nagu selline momendis, et sa ei tea, mida iga kurvi tagant oodata. Küll aga need kõik kurvid, mida sa lõikama lähed, et see läheb tagumistele meestele ainult nagu hullemaks. Sellel rallil võib-olla nii suurt erinevust ei ole, kuna siin vihma ei ole tulemas siin asfaltipäevadeks, et kui vihm tuleb, siis on ka nagu esimene ja lõikamised annavad eriti suure efekti. Kuna Hispaania on väga sile ja ikka super teekatted on siin, ma ei saa mitte midagi öelda. Super lust ja väga nauditav on sõita autoga ühelt katselt teisele ja neid mägiteid vahepeal painutada, aga homne päev ma arvan ka esimestele, no ütleme, et siin kuskil mingit ruumi küll hingamiseks ei anta. Kõik nad ikkagi tunnitavad nii, et kuivõrd palju, et siin isegi tänane päev võib-olla kruusadel tahaks öelda, et eestotsast on raskem tulla ja puhastamisega, aga mehed, kes startisid esimesena rajalt ja võistlesid vägagi palju nendega, kes tulid 10. rajal. Jah, et selles mõttes huvitav päev oli ja huvitav see ralli, huvitavalt see ralli edasi läheb. Meie siit läheme edasi Betsafe'i rubriigi juurde, sellepärast et Betsafe'is on uued koefitsiendid ka väljas homse päeva kohta ja ralli kohta üldisemalt, edasise ralli kohta. Terrine Vill on siis tõusnud ralli võidu peasoosikuks number 1, 2,25, tema võidu koefitsient. Järgnevad Sebastian Loeb 3, Ott Tänak 4,50 ja Tanis Orda 5. No milline arv kõige parem nendest tundub? No ütleme näed, et ma jääksin siin Terry Newvilli peale, sest arvestades seda, et võttes arvestada, et meeskonnakaaslane Tanis Orda, kelle koefitsient on 5, või siis meeskonnakaaslane Sebastian Loeb, kelle koefitsient on 3, suurt rolli tema nagu mängida ei saa, sellepärast, et kui nad on ühes pundis, siis Terry Newvill ikkagi lastakse ettepoole. Aga eks olemata kõik sellest, et Terry seal eespool oleks. Ja selle peale isegi Ott Tänaku enda koefitsient 4,5 on nagu suhteliselt hea. Tegemist on ikkagi, Ott ei ole väga kaugel üldse, et ta on 20... Täpselt 20 sekundit oli Newvilliga. Täpselt 20 sekundit on Newvilliga, see mul on meeles, aga nüüd kui Hunt Loeb tegi mingi huvitava triki siin lõpus, siis on 21,7 vahe nendel homseste päeva ja ülehomseste päeva minnes, et see ei ole tegelikult mitte midagi, küll aga asfalti veel see 20 on väga napikas, aga on ikkagi võimalik. No igatahes, kes enne rallit, kes meie eelmist saadet kuulas, siis Sordo ja Loebi esikolmiku koefitsendid me tõime välja ja need on praegu siis väga hästi nii-öelda ennast tagasi tootmas. Top 2 ja top 3 koefitsientidel praegu, kui me saadet lindistame, on ainult väljas Ott Tänak top 2 jõudmine 2,70 ja top 3 1,85, eks äkki see Ott Tänaku top 3 1,85 tundub isegi päris magus, et arvestades seda, et need vahed on tõesti päris väikesed ja asfaldil see asi kindlasti natukene veel siin pöördub ka ja miks mitte. Ott Tänaku MM-tiitel Kataloonia ralli järel, jah, 1,60, ei 2,22, sellised väärtused siis Betsafe'ist leida saab, aga meie läheme siit kiirele reklaamipausile. Continental Ice Contact 3 naastrehvid on tõeline talvine revolutsioon neile, kes otsivad parimat Eesti talvisesse kliimasse loodud Saksa kõrgtehnoloogia, mida võib usaldada. Continental rehvid on saadaval kõigis Pointes müügipunktides üle Eesti ja www.rehvid24.ee veebilehel. Vaat nii, kuulate küsimusi on meile ka tulnud oma jagu taas kord. Paljud küsimused, kus juures on sellised, millele me oleme varem või hiljem vastanud ka siin saates. Küsitakse näiteks kaardilugejate palkade kohta, sellest me oleme pikalt rääkinud, kas oli Rootsi ralli ajal kuskil, pange 6 käik Google'isse, otsige need asjad üles, me ei hakka neid jutte siin praegu kordama, kui on hoopis muud teemad kuumad. Küsitakse, miks kaardilugeja istub madalamal kui sõitja, sellele ma oskan ka juba ise vastata ammu juba, et see on raskus keseme tõttu, sellepärast siis istub kaardilugeja madalamal ja temal pole nii palju sealt vaja välja näha esiklaasist.
aga läheme natuke uuemate küsimuste juurde, mis on natuke aktuaalsemad. Georg küsib, et kas teile ei tundu, et Toyota on oma kiiruse eelise kaotanud, äkki tagatiiva sunnitud muutmine ikkagi mõjutas kuidagi? Võib täitsa reaalne olla, eks see kindlasti niigi mõjutuse ta sinna kaasa tõi, arvestades seda, et enne seda olid kõik autod nagu seadused ümber ehitatud ja aerodünaamiline mõju on tegelikult nendel autodel päris suur. Aga kas nad on võib-olla kiiruse kaadanud, siis ma ei tahaks uskuda, tegelikult siin Jari-Mati täna ja Chris-Nick mõlemad näiteks suudavad väga hästi ja kiiresti sõita ja Ott ka ikkagi suudab väga kiiresti autoga sõita erinevatel rallidel ja igal pinnasel. Et viimasel ajal mulle pigem tundub, et Hyundai on oma nii-öelda nagu meeskonna nagu tööle saanud, autot tööle saanud ja lööbi arvestusel ka, et võib-olla nad on nii palju uut sisendit ja nagu informatsiooni saanud, et hetkel kõik 3 sõitjad, 2 nendest, kes sõidavad poolikut hooa ja üldse tulevad tagasi ja lõpetavad esikohtadel, olgi, et meil on nii-öelda head positsioonid tagantpoolt nad tulevad ja nii-öelda puhtam on võib-olla. Siis sellegi poole see auto ise nii-öelda nagu käitud ja võtab neid kõiki tingimusi, mis talle visatakse nagu väga kenasti vastu. Versus siis võib-olla mõni teine auto. Janek uurib selle kohta, et nüüd Kataloonias mehaanikutel ju ootab täna ees väga pikk tööõhtu, vahetatakse siis kruusaseadelt autot asfaldiseade peale, et räägi siis natuke lähemalt, mis seal täpselt vahetatakse, mida seal vahetatakse ümber, mida seal saab lihtsalt sättida natukene, mis seal kõik toimuma hakkab täna? No seal võib minna absoluutselt kõik suur asju vahetusse. Need põhiasjad, mis vahetatakse, on kindlasti amordid, mis tulevad siis asfalti vedustuse vahelt, selle jaoks, et seda kõike kiiremini ja lihtsamini teha, vahetatakse ära sillatalad, mille küljes on juba diferentsiaalid, käigukast vahetatakse ära, et pannakse võib-olla lühemate käikudega kast, et sa saaksid nii-öelda parema jõuduse ja parema haakuvuse ja nagu jõu maha suunata. Tehakse veel ka erinevaid sellised erilahendusi sõitjatele, kes sõidab näiteks kruusakatseid madalama istumispositsiooniga ja asfaltil tahab olla natukene kõrgem. Me teame kuidagi Sebastian Ogier, minu meelest lasi istet muuta Hispaanias just nagu natukene kõrgemale asfaltile, et nagu parem visuaal oleks just, kuidas seda õiget trajektoori sõita. Lisaks sellele vahetatakse põhjakaitsmed, vahetatakse kergemate vastu, et saada natukene kaaluvõitu, olgugi, et juppidest endast tuleb juba päris suur kaaluvõit, siis lisaks sellest põhjakaitsmetest tuleb ka veel, mis annab meeskondadel võimaluse ja autodel kasutada veel ballasti nad peavad kasutama suure tõenäosusega, sellepärast, et need autod on muidu alakaalus, aga see ballasti võimalus annab neile nii-öelda hea võimaluse auto seadistamiseks, et kui sul on vaja kiirelt nagu, et sa saad paremini roteeruma seda autot ümber keskteele, esiteele, tagumise teele või saba libised liiga palju, siis sa saad selle ballastiga natukene mõjutada ja lisaks üks kõige tähtsam komponent on rehvid ja veljed, mis lähevad väiksema profiiliga ja natukene parema pidamisega. Vot nii, väga põhjalik vastus, nii et loodetavasti siin Janek sai oma küsimusele või päringule sai vastuse. No vot, ongi meil saade läbi saamas. Tuletame meelde, et tõesti nagu ka eelmise ralli ajal, selle ralli ajal on samuti siis võimalik meie saatele annetada, kellele see saade nii väga meeldib, et sooviks kohe rahaliselt tänada meid, siis see võimalus on täiesti seal Delfis olemas, kui selle 6. käigu uudise lahti võtate. No, oli üks vägev päev, Karl, on sul midagi selle kogu päeva kohta öelda, on midagi südamele jäänud või said kõik nii-öelda välja tulistada? Eks mul ikka, ma tahaks alati palju rohkem rääkida, kui ma suudan ära rääkida nende lühikeste saadetega, mida mul tegelikult väga hea meel töötada oli siin Hispaanias, on see, et nii palju on eestlasi ja tegelikult eestlased just on tulnud lippude ja niisuguse nagu kollektiivse meeleoluga kaasa elama nii-öelda nagu oma meestele ja tegelikult seda nagu raja ääres näha oli väga tore pilt, et ma ise käisin ka sellel hommikusel 3. katsel, kus oli suur hulk eestlasi kokku kogunenud. Olgu see võib-olla ise linnas ringi käies, et oma keelega peab olema natukene ettevaatlikum, ei saa kõike rääkida, sellepärast et tuleb välja, et selle taga inimene räägib ka eesti keelt. Ja siis
ühtepidi, see ei ole üldse asi, mille pärast ma nii palju muretsen, tegelikult on hea meel tõdeda, et nii palju eestlasi on kaasa elamas sellele alale. Otile Matile ma kindlasti soovin edu üldse tegelikult siin meeskonnakaaslased, et tal on ka väga heast küljest ennast näidanud. Krist Miik on Oti ees natukene, Jari-Mati Latvala tema taga, eks nad natukene saavad Oti veel abistada mingil viisil ja hoida survet peal just sellele Hyundail ja Hyundai kolmik autol. Ma ei usu, et kolmik võit Hyundail ära tuleb. Tundub natukene kahtlane, et keegi sinna vahele kindlasti pressib või keegi midagi nagu tundub natuke ebaloogiline, aga ma loodan, et see on võib-olla Ott, kes sinna vahele jõuab ja ma loodan, et tema meeskonna kaaslased aitavad tal seda vormistada ka. Sellegi poolest ma sooviksin enda poolt meeleolukat nädalavahetuse jätku kogu selle asjaga. On tulemas järjekordselt paar põnevat päeva ja ma loodan, et ma saan anda siit head informatsiooni ja üldse oma poolt panuse sellesse, mis jõuab ka siis kõikide kuulajatele ja rahvani, et see, mis siin nädalavahetusel toimub, et see jääks meil ka ajalukku ja jääks väga positiivsel nootidel. Just nii, et homme kavas 121 katsekilomeetrit. Esimene katse neist algab siis kell 10 Eesti aja järgi, nii et saab natukene hommikul magada ka, nagu ka täna. Nii et aitäh sulle, Karl, aitäh kõigile meie kuulajatele, kes siin lõpuni vastu pidasid. Me oleme siis tagasi juba homme õhtul, kui loodetavasti on uudised sama põnevad, sama rõõmsad kui täna. Hei, ilusat õhtut. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.